Selles videos näitan teile, kuidas otsida infot teiste eluruumidega seotud küttesüsteemide kohta. Portaal võimaldab vaadata andmeid enda küttesüsteemide kohta ja sellega seotud dokumentide kohta. Kuid on võimalus vaadata ka andmeid teiste ehk siis mitte endale kuuluvate eluruumide või hoonete küttesüsteemide kohta. Selline vajadus võib tekkida kolmandatel isikutel, näiteks korteriühistu juhatuse liikmel, kohaliku omavalitsuse esindajal või sugulastel. Selleks, et neid andmeid näha, tuleb üleval reas pärast tavakodanikuna sisselogimist liikuda jaotisesse Otsi aadressi. Pärast mida tuleb vajutada punast nuppu Otsi aadressi. Avaneb Eesti kaart, kus aadressi reale kirjutada huvipakkuv aadress, antud juhul siis korteri täpsusega. Näitan teile 2 näidet, kus ühe puhul andmed puuduvad, teise puhul on need olemas. Aadress ilmub aadressite nimekirja, mille ees on nool, millele vajutades avaneb korterivaade. Korteri peale vajutades on näha, et siin andmed puuduvad. See tähendab, et korstnapühkija või pottsepp ei ole selles korteris käinud ega andmeid küttesüsteemide kohta sisestanud. Liikudes tagasi aadressi otsingule, kirjutan siia teise korteri. Samamoodi liikudes aadressi ees oleva noole peale, valin teise korteri. Siin on näha, et küttesüsteem on olemas. Vajutades küttesüsteemi peale, avaneb vaade, kus on näha küttesüsteemiga seotud faktilised andmed. Sealhulgas siis see, millal toimus viimane korstna pühkimine ja see, kas küttesüsteemi kasutamine on lubatud või ei ole lubatud. Juhin tähelepanu, et siin vaates ei ole võimalik näha küttesüsteemi pühkimise tellinud inimese andmeid. Samamoodi ei ole võimalik siit korstna pühkimise aktiga alla laadida, sest see on seotud isiku andmetega ja neid ei ole lubatud kolmandal isikul näha. Selle jaoks, et näha korstna pühkimise akti, tuleb pöörduda kas siis eluruumi või hoone omaniku enda poole või korstna pühkimise tellinud inimese poole. Aitäh kuulamast!